tervist minu poolt ka. Mina olen Indrek Maripuu ja praegu tulen ma tõesti ühest külast. Kui mulle tehti see ettepanek, et tulla siia rääkima Kodukandi 15. aastapäeva konverentsile külade esindajana, siis ma mõtlesin esimese asjana selle peale, et umbes 15 aastat tagasi, tegelikult küll 16, aga niimoodi sama suurusjärguna, oli minu elus selline etapp, et ma olin tulnud tagasi Rootsist, kuhu ma olin peale gümnaasiumit läinud. Olles ise Hiiumaalt pärit, olin ma sellel eluetapil täiesti veendunud, et sinna ma tagasi ei lähe ja et ma jään Tallinnasse, sellepärast, et tuleb ülikoolis käia, tuleb palju muid asju teha. Ja sinna Tallinnasse ma jäingi umbes 15 aastaks. Mulle kuskilt 2010 aasta varakevadest tuleb meelde üks selline vestlus oma ühe gümnaasiumiaegse klassivennaga. Gümnaasiumis ma käisin ühes teises Eestimaa külas, Noarootsi gümnaasiumis Pürksi külas, selline kolhoosi aegse Pitseriga küla, mida on ju Eestimaal ka hästi palju. Ja Hiiumaa lapsepõlv siis möödus ka tegelikult nii-öelda külakeskkonnas. Aga selle vestluse juurde Kalamajas Boheemi kohvikus meil oli mõlemal siis gümnaasiumi lõpust möödas selline natukene vähem kui 15 aastat ja me rääkisime sellest, et kui me oleksime mõlemad jäänud peale gümnaasiumi lõppu või läinud siis peale gümnaasiumi lõppu tagasi oma koduküladesse. Mina siis Hiiumaale ja klassivend Põlvamaale Räsina külla. Et mis sellest siis oleks välja tulnud, mis meie eludest oleks saanud. Mõtlesime koos nendele klassiõdedele, klassivendadele põhikooli ajast, kes olid siis jäänud peale põhikooli juba sinna. Ja jõudsime järeldusele, et see oleks igal juhul olnud üks hoopis teistsugune elu ja olime õnnelikud nende valikute üle, mis me oleme teinud. Ja mul siis klassivend ütles veel sellise lause, et kui tema oleks sinna Räsinale jäänud, et ei tea, mis oleks nagu saanud. Ja siis see vestlus tuli mulle meelde umbes sellel hetkel, kui sellest oli mööda läinud 4-5 kuud. Me olime oma perega otsustanud kolida Tallinnast ära, teha selles mõttes täieliku kannapöörde, et me otsustasime müüa maha oma kodu, me otsustasime müüa maha oma ettevõttes oma osaluse ja kolida maale elama. Ja see koht, mille me olime välja valinud, oli 20 kilomeetrit eemal minu selle klassivenna lapsepõlvekodust ehk siis Põlvamaal. Siis me saime uuesti kokku, mitte sellel ajendil, aga hoopis teisel põhjusel. Ja siis ma talle rääkisin, et tead, et kui sina ütlesid siin paar kuud tagasi mulle, et sa kardad, et su elu oleks hoopis teistsugune ja mitte nagu paremuse suunas teistsugune olnud, kui sa oleksid peale kooli sinna külla jäänud, et ma siis nüüd lähen ja kolin sinna. Ja siis ta ütles mulle selle peale, et ta arvab, et see on hoopis teistsugune kolimine, kuna vahepeal oli olnud võimalus mingisugune aeg elada Rootsis, ka muideks ühes külas, mitte suures linnas. Vahepeal oli olnud võimalus seal Tallinnas natukene tööalaselt edeneda, saada oma kraadid ja lapsed ja abielluda. Nii et see oli natukene sellisest teistsuguselt baasilt tagasiminek. Et nüüd selles enda jutus võib-olla ma mõnes kohas natukene utreerin või provotseerin lihtsalt selleks, et kas oma mõtted paremini kohale tuua või äkki, et provotseerida teid nagu mõtlema, et ma kindlasti ei ole üheski oma mõttes kuidagi sellisel hea-halb skaalal täna nagu väljendav. Aga selle ettekande algus sai tegelikult sellest samast 2 kohviku vestlusest nii-öelda alguse, et mis siis nagu on võib-olla muutunud selle aja jooksul ja mis on nagu muutunud inimestega. Aga meie praeguse tausta kohta lihtsalt nii palju, et kui nüüd need slaidid kuskile liiguks, nad ei taha vist praegu liikuda. Et me kolisime Tallinnast Põlvamaale, nagu ma juba ütlesin,
sellisesse 4-hektarilisse talukohta ja meie ettekujutus on see, et see talukoht, nii nagu ka vanasti peaks pere ära toitma, siis ta peaks ka praegu toitma. Aga maailm on vahepeal muutunud, et me ei pea seal põllumajandustalu. Minu elukutse on tegelikult koolitaja. Nii et mõnes mõttes on see selline nii-öelda koolitustalu. Ja ära toitma peaks ta siis selles mõttes, et me tegelikult rajame sinna, nii nagu siin tutvustuses öeldi, kultuuri- ja koolituskeskust. Keskus võrreldes sellega siin kõlab hästi suurelt, aga meie mõte on seal juures olnud natukene ka just nimelt sellist linnainimest provotseerida, et me nimetame teda kultuuri- ja koolituskeskuseks Kagu-Eesti metsas, sest olles rääkinud oma nii-öelda potentsiaalsete ja olemasolevate klientidega või koostööpartneritega, siis nii kaugele kolimine tundub hästi suurele hulgale inimestele vahva, aga täpselt sama paljudele üldse mitte vahva. Ja kui need, kellele see tundub vahva, ütlevad, et tahaks ka sellisesse kohta kolida, või ma nendele ütlen, et kas tahaks või tahate, et kui te tegelikult tahate, siis võtke kätte ja kolige, siis see jääb suure hulga erinevate asjade taha. Mida ma nüüd siis oma jutus natukene nagu välja toon, et mul on 4 sellist nii-öelda kandvat mõtet, mida ma tahtsin esitada. Esimene mõte hakkas pihta sellest kohast, et vale pidi oli käes. No nii, teid ikka hästi. Nii töötab. Ma panin 2 pilti siis ka, ja üks on see järv meie hoovi peal ja siin juures ma oleksin ütlenud seda, et meil sai lihtsalt Tallinna jooksmisest isu täis mööda Tallinna tänavaid ja me tahtsime võib-olla mitte iga hinna eest rahulikumat elutempot, aga me tahtsime, et seda nii-öelda vähem väljastpoolt peale surutaks, et üks tark mees on kunagi öelnud, et lollil on kogu aeg kiire ja tark valib ise oma tempo. Et me oleks sinna targa poole peale tahtnud minna, et mõnikord on loomulikult kiire ja palju teha, aga et see on natuke rohkem enda valida. Ja teine pilt oleks olnud eilsest lihtsalt. Ega üle Eestimaa igal pool on lund, aga et see 26. oktoobri pilt selline välja näeb, siis ma lihtsalt ei saanud seda siia panemata jätta. Ja seal paistavad siis, see nii-öelda keskus, eks ju ka paistab need kaks vana hoonet. Aga see selleks. Ma valmistasin seda asja ette ja ma leidsin Jaan Karpinski intervjuu Maalehest, üldse mitte vanast, kus ta tsiteeris Jüri Mõisa. Ja kui meie kolisime Põlvamaale, siis see tsitaat kuidagi väga resoneerus. Aga pigem minu nii-öelda esimene mõte siia teile kaasamõtlemiseks täna ja edaspidi on see, et ma arvan, et selline valimatu, mitte et ma seda oleks kohanud, aga et seda kaasas kannaksime mõttega, valimatu nii-öelda külaelu kiitmine või inimeste maale kutsumine on tegelikult hästi selline samasugune maailmapilt kui see, et kutsuda kõiki Tallinnasse, et väljaspool Tallinnat ei ole elu ja kes seal Põlvamaal üldse elada tahab. Et oma kogemust mõtestades mulle tundub, et tänapäeval on maal elamiseks vaja oluliselt teistsuguseid oskuseid ja kompetentse, kui oli vanasti. Ja see, mida me praegu ütleme, et inimesed lähevad maalt ära, on hästi palju seotud sellega, et see nii-öelda kompetents vahetub. Kompetentsi kandjad on inimesed, ühe kompetentsiga inimesed lähevad ära, teistsugused tulevad asemele. Ma veel kord rõhutan, see ei ole nagu hea ja halb skaala või hakkamasaamise ja mitte hakkamasaamise skaala, aga ma tean vähemalt 10 perekonda oma tutvusringkonnast, kelle ma eilõhtul suutsin välja mõelda, kes on samamoodi olnud 10, 15 või rohkem aastat Tallinnas ja nüüd on kolinud kuskile maale. Et need inimesed hästi selgelt on olemas, aga et see ei sobi kõikidele. Mulle tundub, et maal elamiseks täna võib laias laastus jagada inimesed 2. Ühtedel ma panin tinglikult nimeks ametnikud ja teistel ettevõtjad. Aga ma mõtlen neid sõnu natuke laiemalt kui tavapärases tähenduses, et ametnik selles mõttes, et inimene, kes saab siis omavalitsuse või riigi poolt palka ja ta võib töötada päästeteenistuses, politseis, lasteaias või vallavalitsuses või maavalitsuses või kuskil. Ja ettevõtja siis mitte ainult see inimene, kelle puhul me kokku kirjutame selle ettevõtja, vaid ka see, kes on nagu ettevõtja, kes võtab asju ette ja teeb ära. Et kui mõelda nende maaettevõtete peale, näiteks kas või meie piirkonnas, aga ma arvan, et see pole kuidagi erinev mujal, siis neid ettevõtteid, mis looksid nagu paljudele ja paljudele inimestele töökohta, neid tavaliselt maal ei ole. On pisikene firma, mis annab võib-olla 5 või 10 inimesele tööd, kui juba rohkem, siis on nagu ülihästi, eks. Ja ise ettevõtjana
mulle nagu tundub, et sellistes pisikestes firmades on veel kuidagi eriti oluline, et ka need inimesed, kes tegelikult siis nii-öelda tööle võetakse, oleksid oma maailmapildilt sellised ettevõtjad, kes võtaksid asju ette ja teeksid ära, kellel oleks nagu initsiatiiv ja pealehakkamine. Ja need inimesed, kes tahavad, et ütle mulle, mida on vaja teha, ma teen selle õhtuks valmis, vot see ongi see kompetents, millega on nagu natukene keerulisem täna maal hakkama saada ja nemad sõidavadki sinna, kus selle kompetentsiga paremini hakkama saab, kes näiteks Eesti suuremasse linna ja kes siis kuskile veel kaugemale. Ja ma arvan, et see on selline asi, mille vastu nii-öelda võideldes me võitleksime nagu tuuleveskitega, et see on nagu ilmselt paratamatu, mis tuleb kõigest sellest, et ka majanduskeskkond muutub ja selline klassikaline niinimetatud vabrikutöö on väiksem osakaaluga kui 100 või 50 aastat tagasi. Aga see, millega selle vastu saab või millega seda trendi toetada või millega maal elu edendada minu arvates, on just see, et need inimesed, kes linnast maale tuleksid ja kellel on need maal hakkama saamise kompetentsid, neid inimesi meelitab sinna kohale mingisuguse avatud vaate ja selge ideega asi või ettevõtmine, kogukond või mingisugune organisatsioon. Ja siis muidugi ka need asjad, et on parem keskkond ja võib-olla rahulikum ja nii edasi. Meie puhul, et me konkreetselt Põlvamaale jõudsime, oli ikkagi peamine põhjus, või isegi Põlva valda, mitte Põlvamaale, oli üks haridusselts, mis seal tegutses, Rosma haridusselts, mis peab väikest Valdorf lasteaeda ja Valdorf kooli ja olles ise selle pedagoogikaga kokku puutunud, meie tahtsime oma lapsi sinna kooli panna. Ja see kool ja lasteaed on viimase 4-5 aasta jooksul igal aastal vähemalt 2-3 peret Tartust või Tallinnast sinna piirkonda tulnud. Ühest küljest võib mõelda, et 2-3 peret ei ole ju nagu suurt midagi. Teisest küljest on ikka küll, iga üksik inimene võib suur asi olla, eks. Ja ma arvan, et kui meil piirkondades on võimalik tekitada selliseid asju, mis on kuidagi silmapaistvad ja kuidagi unikaalsed või erilised, siis need on need, mis toovad koha peale inimesi. Siis teise mõttena ma sealt edasi minnes jõudsin selleni, et minu meelest seda nii-öelda külaelu ei saa defineerida läbi selle, kas elatakse külas või ei elata külas. Me tegelikult ka Tallinnas olles ei elanud Tallinnas, vaid me elasime külas, Tallinnast väljas ühes külas, mis ei olnud Viimsi, mida ma siin üleval mainin, aga meie elu selles mõttes ei olnud külas, meie elukoht oli külas, aga meie töö oli Tallinnas ja me sõitsime, eks ju, iga päev, nii nagu paljud sõidavad. See ei ole külaelu. Ja kuigi eks ju Viimsi poolsaarel on meil palju külasid kohe Tallinna piirkonna taga, siis need inimesed, kes sealt sõidavad või sõidavad nad Peetri külast, siis see ei ole nagu see, mida mina arvan, et on see külaelu või see, millest mina nagu räägin. Samal ajal võib külaelu või sellist kogukondlikku elu elada ju ka Tallinna kesklinnas, seesama Uue Maailma selts näitab väga hästi, eks ju. Ehk et minu meelest mina defineeriks seda läbi mingisuguse elustiili ja sellise väärtushinnangute süsteemi. Mis veel mul selle peale mõeldes meelde tuli, on selline nagu maailma suurus või maailma pildi suurus. Kui me seal koha peal selles nii-öelda kultuuri- ja koolituskeskuses plaanime koos kinobussiga hakata kord kuus kino näitama. Mitte Hollywoodi uusi filme, vaid ilmselt suures mahus dokumentaalfilme, natukene väiksemas mahus näiteks uusi Eesti filme või mingeid Euroopa filme. Me tahame seda teha ühes selles vanas aidas, kuhu paremal juhul mahub kokku 30 inimest vaatama. Meie eesmärk ei ole see, et viia nagu kinomaale ja taastada maakinosid. Meie eesmärk on see, et me saame teha midagi sellist, mis pakub meile endale nagu huvi ja mis pakuks nagu kogukonna inimestele huvi. Ja meie mõte on see, et peale kinoseansi lõppemist inimesed oleksid koos ja natukene arutaksid, et mis nad siis nägid ja kuidas seda siis nagu mõtestada. Ehk et ta ei ole selline klassikaline maakino toomine tänasesse päeva. Kui me seda ideed oleme koha peal nagu tutvustanud, siis tegelikult ei ole koha peal väga hästi nagu aru saadud, et mida te teete siis, et kino näitamine on nagu hea, aga et äkki võiks seda teha siin nagu Põlvas, et siia mahub rohkem inimesi. Või kui te tahate linnast väljast teha, et äkki siis teete siin 3-4 külas, et kui see film teile tuleb, et sõitke kõik külad läbi, näidake igal pool. Et see pole üldse nagu see, mida me oleme teha tahtnud, meie mõte on nagu hoopis mujal.
Ja sealt vestlusest on see jutt jõudnud nüüd, kui selle maailma suuruseni tulla selleni, et kui koha peal nagu räägitakse, siis sageli mõeldakse, et paar kilomeetrit eemal on juba väga kaugel. Mingitel tingimustel loomulikult ongi, aga ma tegelikult arvan, et kaugeltki alati see pole üldse kaugel. Et maailm on jäänud nagu järjest väiksemaks ja inimeste liikumine on ju ka järjest suurem ja kui tekitatakse mingisuguseid algatusi, siis neid algatusi peakski toetama selleks, et ma ei mõtle praegu rahalist toetamist, mõtlen niisugust õlale patsutust, toetama selleks, et võib-olla nendest kasvab selliseid asju, kus on see avar vaade ja selge idee ja mis meelitab mingisugusel hetkel inimesi sinna piirkonda. Kino oli lihtsalt näide, et ma ei arva, et kino näitamise pärast keegi elukohta vahetab, eks. Aga kõik sellised asjad peaks olema hästi toetatud igal pool ja rohkem võib-olla soositud. Korterkülal, seal oli veel korterküla, et korterkülal ma mõtlesin täpselt sellist küla, kus siis mina omal ajal koolis käisin, eks, kus tegelikult kunagi on olnud küla, eks, nõukogude ajal on ehitatud sinna palju kortermaju ja seal sellist küla idülli otseselt ei ole. Võib-olla ma eksin, eks, aga mulle tundub, et hästi palju sellist kortermaja külades on oluliselt keerulisem seda oma küla tunnet tekitada kui sellises traditsioonilises külas. Siis üks mõte, ma olen poliitikakauge inimene, aga mida ma olen erinevates kohtades inimestega suheldes nagu mõtlema hakanud ja olles tegelikult oma Tallinna elus suhteliselt palju erinevates piirkondades volikogude ja muude sellistega kokku puutunud, siis mulle nagu tundub, et inimesed külavanemad valivad teistmoodi kui kohaliku volikogu liiget, kuigi oma olemuselt need inimesed võiksid nagu üsna ühte asja kanda. Et volikogu liikmeks saab hästi sageli see inimene, kes on kuidagi tuttav, raamatukogu hoidja või mõne muu sellise teenuse osutaja, kellega hästi sagedasti kokku puututakse. Aga külavanemaks nagu võib-olla passiivses külas ei valita üldse, eks ju, või kuskil valitakse see, kes kõige vähem vastu hakkab. Aga sageli ikkagi valitakse see, kelle kohta usutakse, et ta suudab selle kohaliku asja eest seista. Ideaalis võiks ju volikokku valida sama inimesi, aga minu meelest on see nagu erinev. Mõelge oma koha kogemusele ja võib-olla te lükkate selle ümber. Aga sealt on minu mõte läinud selleni, et volikogu võikski võib-olla koosneda nii-öelda külavanematest. Me ei valiks volikokku inimesi mingite nimekirjade või parteide alusel, kes pärast lähevad karvupidi kokku, vaid me valiks küla inimesi ja siis nad lähevad karvupidi kokku hoopis teistel alustel. Et üks seisab oma küla eest, teine seisab oma küla eest, aga mulle kuidagi tundub, et see oleks arutamisväärne mõte. Kui ma ühes seltskonnas seda mõtet kunagi rääkisin, siis küsiti, et aga kuidas Tallinnas saab? Aus vastus on, et ei tea, ei ole mõelnud ja ei kavatse mõelda ka. Et võib-olla on Tallinnas, Tartus ja suuremates linnades teistsugune süsteem, eks. Aga nii-öelda selle, kui täna päeva lõpus kuskil oli mingi teema, mis rääkis ka sellest, et milline nii-öelda külavanema roll võiks olla, siis üks mõte sinna nii-öelda arutamiseks. Ja üks näide tegelikult tuli veel meelde selle maailmapildi suuruse kohta, et mul on siia kolide või Põlvamaale kolides olnud selline võimalus, kus me ühe kohaliku mehega rääkisime, kes siis ütles, et tead, kui inimesed kolivad linna ära, siis need suurlinna tuled ajavad nad hulluks, et nad hakkavad kummalist juttu rääkima, imelikult käituma. Mina ütlesin, et ma ei tea, et ma maalt pärit 15 aastat elasin Tallinnas, et ma väga palju selliseid inimesi ei näinud. Ei, ma ei räägi Tallinnast, ma räägin Põlvast, vastas ta. Et tore mees oli, selles mõttes, et jälle üldse mitte mingisugust kriitikat, aga lihtsalt see on avardanud nagu minu maailma. Ja võib-olla see 4. punkt on seotud sellega, et ühel minu ettevõtluse teemalisel koolitusel Võrumaal mõned kuud tagasi üks politseinik tuli ettevalmistuse ajal ja ütles, et ta tahaks pool tundi aega, et rääkida ettevõtjatele ettevõtte ja politsei võimalikust koostööst. Hästi huvitav jutt oli tegelikult, aga ühel hetkel oma jutust ta ütles sellise lause, et kõik tegijad on politseist ära läinud. Ja mis me siin üldse räägime, tegelikult on kõik tegijad juba maalt ära läinud. See tuli mulle ka eile meelde.
mina arvan, et oma juttu nüüd kokku sidudes selle algusega ei ole tegijad ära läinud. Osa tegijaid on jäänud, uued tegijad on asemele tulnud, osa tegijaid on ära läinud. Kõik, kes on ära läinud, ei ole võib-olla väga tegijad, kõik, kes tulevad asemele, ei ole väga tegijad ja kõik, kes on jäänud, ei ole väga tegijad. Inimesi on igas grupis erinevaid. Aga see, mis toimub, ei ole mitte see, et tegijad lähevad ära, vaid toimubki see sama kompetentside vahetus. Ja me peaksime selles mõttes sellest aru saama ja võtma selle oma suhtumise aluseks ka. Sest nii kaua, kui me räägime ise seda, et maalt lähevad inimesed ära, siis nii kaua prevalveerivad need samad stereotüübid, et maaelu tähendab külapoe taga kasti otsas õlle joomist ja et kõik lähevad ära ja tööd ei ole. Ma arvan, et on küll tööd, kui olla initsiatiivikas ja hakata pihta. Mõnikord tuleb paremini välja, mõnikord tuleb halvemini välja ja tõenäoliselt jääb maal inimesi vähemaks, sellepärast, et neid, kes sealt linnast tulevad, on vähem. Aga kokkuvõttes see ei ole see, et inimesed lähevad ära, vaid kokkuvõttes see on see sama kompetentside vahetumine. See oli viimane mõte. Ma oleks tahtnud öelda aitäh ja ma loodan, et siin tulid äkki mõned asjad, mis väärisid edasimõtlemist ja ma kuidagi ei taha öelda seda, mida mul abikaasa eile õhtul seda läbi vaadates ütles, et sa äkki halvustad neid inimesi, kes on maalt ära läinud. Ei, absoluutselt mitte. Kõik on üks tervik, aga ma proovisin seda protsessi lahti mõtestada nii, nagu ta mulle on paistnud. Aitäh!